Kui oleme kaamerast pildid kätte saanud ja endale meelepärasesse kohta kõvakettale salvestanud, siis on aeg neid pisut sorteerida ja välja valida need, mis võiksid sobida albumisse või veebigaleriisse või kus iganes teie piltide lõppväljund on. See tähendab siis esiteks sarnaste kaadrite võrdlemist ja teiseks sobivate kaadrite sildistamist ehk labelite lisamist. Seejärel saab sildistatud pilte juba välja filtreerida nende samade siltide järgi. Alustame siis sellest vaatlemisest ja võrdlemisest. Essentials tööruumist saame piltidest siiski natuke liiga üldise ülevaate, et täpset valikut teha, aga esimese sorteerimise jaoks sobib see täitsa hästi. Kui soovid thumbnailide suurust muuta endale sobivamaks, siis liiguta seda noolekest siin all. Mõnusam on algset valikut tehtud fotodes teha review mode'is ehk eesti keeli ülevaatuse režiimis. See avaneb view menüüst. Põhimõtteliselt on tegemist selle näol karusselliga, kus on kõik antud kaustapildid. Paremale vasakule noolega saan ma siin liikuda edasi-tagasi piltide valikus ja alla noolklahviga saan mittesobivad pildid valikust eemaldada. Üles noolklahv toob tagasi viimati eemaldatud pildid. Kui ma sedasi olen oma valiku teinud, siis review mode'ist väljudes on sõelale jäänud pildid kenasti selekteeritud ja neile saab anda reitinguid ja silte. Täpsemate valikute tegemiseks sobib hästi ka Filmstrip tööruum, kus pildid on siin all ribal ja selekteeritud pilte näidatakse üleval suuremalt. Just nimelt mitmuses, sest et siin saab ka mitut pilti korraga vaadata. Kui ma valin kontrollklahvi abil mitu pilti, siis näidatakse mulle neid üleval suuremalt. Nii et see on päris hea variant 2-3 kaadrit võrrelda. Nüüd aga veel üks nõks. Võib-olla juba avastasid, et kui üks kaader on valitud, siis ilmub selle kohale luubiga kursor ja pildile klikkides näedki valitud kohta suurendatuna. Nii on päris ilusti näha, kas näiteks fookus on ikka õiges kohas või ei ole. Aga seda sama saab muide teha ka mitmel pildil korraga, nii et vaatame kohe kuidas. Vali esmalt mitu sarnast kaadrit ja kasuta neil samas kohas seda luupi. Kui nüüd hoida kontrollklahvi all, siis liiguvadki luubid korraga ja ma näen kenasti, milline kaader on terav ja milline mitte.